Tallinna Tööstushariduskeskusel ja Peugeot'l on pikaajaline koostöö. See siin minu kõrval on Peugeot poolt siis antud õpilastele nii-öelda õppida auto, aga mis oma mudeli poolest küll praegu näeb siin veel kena välja, kuid on natukene juba aegunud ja õppida on ju vaja uut tehnoloogiat selleks, et meie remonditöökodades oleksid tööl autoremondi luksepad, kes ikkagi asja jagaksid. Täna annab Peugeot üle koolile uue auto ja kohe saame teada, millega tegu ning milline uus õppevahend välja näeb. Eelmine auto tuli aastakes 3 tagasi ja juba siis tänu nii Kaevebrunnile kui ka tervele kontsernile, et esimest korda tuli uus auto meile kooli. Selle autoga käis kaasas ka tarkvara, mida on kasutatud, õpetatud meie õpilastele ja lähtudes ka põhimõttest, et automargid või üldpõhimõtted on enamusel ühesugused, saavad ka õpilased, kes lähevad tulevikus tööle teistesse esindustesse oma baasteadmised kätte ja Peugeot 508 koos hübriidajamiga on kindlasti uus põhimõte, mille alusel tõuseb nii õpetamise kvaliteet kui ka õpilaste teadmised. Kasutatakse päris usinasti, ütleme siis eelmist autot, nüüd on teine juures. Absoluutselt. Et nüüd võib isegi niimoodi ütelda, et kuna teine on uuema tehnoloogiaga uuem auto, siis kõigepealt õpitakse võib-olla esimese peale, pärast ollakse siia üle. Nii et ma saan aru, et teil tööstushariduskoolina väga hea meel direktorina näha, et autopark täieneb, sõitma te sellega ei lähe? Ei, sõitma me sellega ei lähe, tegemist on ikkagi õppemateriaaliga ja see, et kaasaegne tehnoloogia koolitusse jõuab, on alati teretulnud ja tähtis. Tegemist on täitsa ju autoga, millega võiks tänavaliikluses sõita. Nii on, et tegemist on ikka päris seeriatoodang autoga, lihtsalt on mõeldud õppe eesmärgil, ehk siis nii-öelda kutsehariduskeskusele üle antud auto on selline, millega liiklusesse ei minda. Ta on õppe eesmärgi, ehk on mõeldud õpilastele nii-öelda demonteerimiseks ja komplekteerimiseks ja tehnoloogia õppimiseks. Ma saan aru, et see on kontserni mingisugune poliitika, et see Peugeot Training Academy on täitsa nagu mitte ainult siis Eesti-sisene asi. Ei, see on ülemaailmne, jah, et see nii-öelda Peugeot Akadeemia kehtib igas riigis. See on eraldi koolitusprogramm, mis hõlmab siis nii Peugeot teenindusvõrgu spetsialiste, professionaale, nende edasi koolitust ja samamoodi ka sellist koostööd erinevate koolidega, tööstushariduskeskustega. Et meie koostöö Tallinna tööstushariduskeskusega ongi väga hea näide sellest, et esimeses etapis üks auto, nüüd väga tipptehnoloogia varustatud hübriidajamiga auto ja see tagabki selle, et siit õpilased, kes õpivad nende autode peal praktika läbi autosid tundma, saavadki spetsialistideks ja tööjõuturul on rohkem inimesi, keda värvata tööle kas või remonditöökodasse. Tahtsingi sinnani jõuda lõpetuseks. Palju siit koolist teie töökodadesse on remondimehi tulnud? Ma jään võib-olla täpses numbris vastuse võlgu, aga kuna see koostöö ei ole ainult see, mis me siin oleme paberil viseerinud 4 aastat ja see jätkub kindlasti, siis ma arvan, et 10 inimesi on täna Peugeot esindustes tööl, kes on siit koolist tulnud ja siin oma tehnilise hariduse saanud.